Tere! Täna me räägime Eesti pronksi- ja rauaajast, peamiselt küll rauaajast. Pronksiaeg ja rauaeg on omavahel piisavalt sarnased, et neist ei ole mõtet siin eraldi rääkida. Põhiliselt keskenduma selles videos rauaajale, aga paljud asjad on sarnased ka pronksiajal. Selles videos tuleb niisiis juttu Eesti pronksi- ja rauaajast üldiselt, sellest, kuidas sel ajal elati ja süüa hangiti, rauaaegsest käsitööst ja kaubandusest, rauaaegsest sõjapidamisest, rauaaja lõpu ühiskonnast, vahepeal tuleb veel üks vahepala, kus ma seletan, mis on ajalookaart ning viimaks on juttu ka rauaaja usundist. Nii, meie tänane teema algab umbes 3800 aastat tagasi, kui Eestisse jõudis selline uus leiutis nagu pronksist tööriistad. 3800 aastat tagasi. Mõtle, mis aastal see siis oli? Kui väga täpne olla, siis oleks see aastal 1784 enne Kristust. Nii ammuse ajaloo puhul ei saa muidugi tegelikult nii täpselt öelda, et üks ajastu lõppes ja teine algas just sellel aastal. Seepärast räägivadki ajaloolased ja arheoloogid umbkaudsetest ja ümmargustest aastaarvudest. Niisiis me võime öelda, et pronksist tööriistu hakati kasutama umbes 1800 enne Kristust ja see tähendas seda, et kiviaeg lõppes ja algas pronksiaeg. Pronksiaegsed tööriistad on juba kergemini äratuntavad, sest need on tehtud metallist. Pronksi saadakse nii, et sulatatakse kokku kaks metalli, vask ja tina. Pronksiaegaga oli palju lühem periood kui kiviaeg. Eestis kestis see umbes aastani 500 enne Kristust, ehk siis see kestis kõigest 1300 aastat. Ja pronksiaeg lõppes sel lihtsal põhjusel, et umbes aastal 500 enne Kristust õpiti valmistama rauast tööriistu. Ja see tähendab, et siis algas Eestis rauaaeg. Rauaaeg kestab mõnes mõttes tänapäevani. Noad, kirved, haamrid ja paljud muud tööriistad, mida me tänapäeval kasutame, sisaldavad peamiselt rauda. Ka paljud muud asjad meie ümbruses, näiteks autod ja muud masinad sisaldavad peamiselt rauda. Me kasutame rauda isegi majade ehituses, sest paljud tänapäeva hooned toetuvad metallist konstruktsioonidele, kus peamine koostisosa on jällegi raud. Ajaloolased on siiski kokku leppinud, et Eesti ajaloos lõpeb rauaaja nimeline periood 13. sajandi alguses ehk umbes aasta 1200 paiku. Kuna pronksiajal ja rauaajal oli eluviis üsna sarnane, siis jätame pronksiaja praegu käsitlemata ja räägime põhjalikumalt rauaajast. Rauaajal osati Eestis juba ise toitu kasvatada, põldusid harida ja loomi kasvatada. Ja see võimaldas inimestel elada paikselt ühes kohas, ehk nad ei pidanud enam ringi rändama nii nagu kiviajal. Mõnes paigas tekkisid ka külad. Külas oli mitmeid talusid ja igas talus tõenäoliselt 1–5–10 liikmeline pere. Elumajad olid tavaliselt ühetoalised, palkidest ehitatud hooned. Ja seal oli üsna kitsas, sest need olid umbes sama suured kui tänapäeva ühetoalised korterid, aga seal võis elada terve pere ja talvel ka näiteks kanad. Aknaid veel ei tuntud, vaid selle asemel olid seintes katuse all mõned augud, kust kaudu lasti välja suits, mis tekkis ahju kütmisel. Inimeste toidulaud koosnes peamiselt sellest, mida nad ise küla ümber põllu- ja karjamadel kasvatasid. Peamiselt kasvatati põldudel 3 viljataime, otra, nisu ja rukist. Neist sai teha leiba, õlut ja putru ja need olidki peamised asjad, millest inimesed toitusid. Lisaks võidi peenardal kasvatada hernest ja uba, igas talus kasvatati ka loomi ja linde, kellelt sai liha, piima või mune. Lisaks sellele, mida ise kasvatati, võidi muidugi käia ka kala püüdmas ja metsloomi jahtimas. Elu rauaajal käis suuresti aastaaegade järgi. Kevadel, kui ilmad läksid soojaks, lasti loomad karjamaadele ning põld künti üles ja sinna külvati vilja. Suvel koguti heina, et loomadel jätkuks talve ülelamiseks toitu. Suve lõpus või vara sügisel lõigati vahepeal valmis kasvanud vili ära, kuivatati ning eraldati viljaterad. Ja kui neid viljaterasid hiljem jahvatati, siis sealt said jahu, millest sai valmistada leiba. Ja leib oli üks tähtsamaid toiduaineid. Ja muidu seda, et sügisel saadud viljasaagist tuli terve aasta ära elada. Kujuta ette, kui sina saaksid korra aastas tohutu laadungi süüa, aga siis peaksid sellest terve aasta vastu pidama, nii et sa ei saa kordagi aasta jooksul poodi minna. Võt enam-vähem selline elu oli rauaaegsel talupojal. Talv üritati enamasti lihtsalt kuidagi mööda saata ja tehti neid töid, mida sai toas teha, õmblemine ja kudumine ja tööriistade parandamine ja muul ajal lihtsalt magati ja köeti ahju ja püüti ellu jääda ja oodati kevadet. Järgnevalt tuleb juttu käsitööst ja kaubandusest ehk sellest, kust tulid need asjad, mida rauaaegsed inimesed oma igapäevaelus kasutasid. Väga suure osa asjadest, rõivad, mööbliesemed, tööriistad valmistasid rauaaegsed inimesed ise. Isegi maja ehitas pere tavaliselt ise, vajadusel kutsuti sugulasi või naabreid appi. Ainult mõnda üksikut asja, näiteks soola, ehteid, relvi ning luksuslikumaid asju pidi kusagilt hankima. Aga neid asju oli keeruline saada, sest polnud ju mingit poodi, kuhu marsid lihtsalt sisse ja ütled, et palun mulle nüüd 5 kulatud mõõka, eks ole, sellist asja ei olnud. Raha veel tehingutes ei kasutatud, selle asemel lihtsalt vahetati kaupu omavahel. Näiteks kui kaup eest tõi välismaalt soola, siis võidi talle selle eest vastu anda metsas püütud loomade nahku, mis olid välismaal hinnatud. Rauaaja lõpupoole jõudsid võõrastest maadest Eestisse esimesed hõbemündid.
Aga esialgu ei olnud neil veel raha väärtust, vaid nad olid väärt nii palju, kui selles mündis oli hõbedat. Kui oli vaja väiksemat summat, võidi münt lihtsalt pooleks lõigata, aga müntidega koos võis anda ka näiteks mõne hõbeehte või tüki hõbekangi. Ja need kaaluti koos müntidega ja kogu hõbeda kaal oligi selle kupatuse väärtus. Rahuajal ja eriti rahuaja lõpupoole kulgesid Eestist läbi või lähedalt mööda mitmed olulised rahvusvahelised kaubateed. Suuremad kaubateed kulgesid mööda meresid ja suuri jõgesid, kus laevadega edasiliikumine oli kiirem kui maismaal. Kaubateede läheduse tõttu jõudis Eestisse esemeid nii Kesk-Euroopast, Skandinaaviast, Venemaalt, Vahemere äärest kui ka Kesk-Aasiast. Samas oli selliseid esemeid, mis oleksid kaugetest maadest pärit olnud, ikkagi väga vähe. Ehk enamikku asju valmistas iga pere endale ise, leidus siiski ka mõningaid inimesi, kelle põhitööks oli käsitöö. Selliseks võisid olla näiteks sepad, kes valmistasid rauast tööriistu, kirveid, haamreid, sirpe, vikateid ja nii edasi, ja relvi, mõõku, odasid, kirveid, nooleotsi ja nii edasi. Aga oli ilmselt ka selliseid käsitöölisi, kes valmistasid pronksist ja hõbedast ehteid, hinnalisi ja väga kvaliteetseid rõivaid, uhkemaid puust ja savist lauanõusid, loomalust kamme ja nikerdatud iluesemeid ning need, kes juhtisid näiteks keerulisemate laevade ja hoonete ehitamist. Järgnevalt tuleb paar sõna sõjapidamisest. Elu ei olnud rauaajal kerge, sest Eesti kliima on külm ja põllult saab saaki vähe. Ja siis mõned inimesed mõtlesid, et miks ma pean terve suve tööd tegema siin põllu peal ja ikka saan ainult vaevu kõhu täis. Läheks hoopis võtaks teistelt inimestelt jõuga nende viljasaagi ja loomad ära, nii oleks hoopis lihtsam. Ja rauaajal oli nii Eestis kui teistes maades tavaline, et käidi mõne naaberrahva juures rööverhetkel. See tähendas seda, et koguti kokku sõjavägi ning mindi naaberrahva küladesse. Sealt võeti kaasa vilja, kariloomi, ilusaid väärismetallist asju ja palju muud, ühesõnaga kõike, mida oli võimalik kaasa haarata. Mõnikord võeti naabermaalt kaasa isegi inimesi, kellest tehti orjad ja sunniti enda heaks tööle. Naaberrahvas ei jätnud muidugi enamasti kätte maksmata, vaid tegi vasturetke, sellele võis omakorda järgneda teistpidi vasturetk ja siis jälle vasturetk ja niimoodi käis alatasa pidev sõdimine ja inimesed ei saanud ennast kunagi kindlalt ja turvaliselt tunda. Ja selleks, et end pidevate rüüsteretkede eest kaitsta, selleks rajati linnuseid. Linnus on kindlus, kuhu vaenlasel ei olnud kerge ligi pääseda, sest see rajati mõnele mäetipule või soosaarele ning piirati mullast või kividest kuhjatud valli ja palkidest seinaga. Vaenlaste sõjaväe tuleku korral oli võimalik linnusesse peituda. Enamik inimesi siiski linnusesse ei mahtunud, nemad pidid näiteks sõja korral siis põgenema metsa või sohu, kuhu võõrad ei osanud järgi minna. Linnuses elasid tavaliselt pealikud. Nemad olid teistest mõnevõrra jõukamad ja tähtsamad inimesed, kes korraldasid inimeste elu. Pealikel olid ka sõjamehed, kes neid ja nende vara kaitsesid. Linnuse juures võis olla ka tavalisest suurem küla. Seal elasid näiteks pealiku heaks töötavad käsitöölised, kes valmistasid näiteks pealiku meestele relvi või pealiku perelehteid. Samas võidi nende valmistatud müüa ka kaupmeestele, kes andsid vastukaubaks midagi muud väärtuslikku. Linnus koos selle juures asuva külaga võis sarnaneda natuke linnale, aga tõeliseid linnu Eestis rauaajal siiski ei olnud. Pealike juurest lähebki meie jutt sujuvalt rauaaja ühiskonna juurde. Enamasti suhtlesid inimesed oma naabritega külas, aga mõnikord tuli ette ka suhtlemist teiste küladega. Vahel leidus külade vahel ka tüliküsimusi, mida pidi lahendama või oli vaja hoopis koostööd teha ja selle jaoks moodustas hulk külasid kihelkonna, mis ei olnud nagu riik, aga midagi selle sarnast. Kihelkonnal oli tavaliselt pealik või targemate ja vanemate nõukogu, kes lahendas tüliküsimusi või korraldas töid, milles pidi osalema kogu kihelkonna rahvas. Pealiku töö oli juhtida ja valitseda, mitte põldu harida ja tema sai oma elatise maksude kogumisest. Iga küla pidi oma viljasaagist väikese osa maksudeks ära andma ja suure hulga külade peale tuli kokku juba päris suur kogus. Sellest elas ära pealik ja tema pere, tema sõjamehed ning seda sai kasutada ka hädakorral inimeste abistamiseks. Rauaajal ei olnud inimesed enam omavahel võrdsed ning nende tähtsus ühiskonnas sõltus paljuski sellest, kelleks nad olid sündinud. Kui sa sündisid jõuka ja tähtsa inimese perekonda, olid ka sina jõukas ja tähtis. Kui sa sündisid vaesesse perre, ei olnud sul väga häid võimalusi jõukaks saada. Selle põhjal kujunes ühiskonnas 3 kihti või 3 klassi inimesi. Kõige edukamad ja tähtsamad inimesed olid ülikud. Neil oli palju head põllumaad, mis tegi nad rikkaks. Ülikutel oli ka kõige rohkem võimalusi tegeleda millegi muu kui põllu harimisega. Nende hulgast valiti pealikke ning nad võisid tegeleda sõjapidamise ja kaubitsemisega. Suur osa inimestest olid nii-öelda tavalised inimesed või vabad inimesed. Neile kuulus enamasti tavaline väike talu, kus nad igapäevaselt toimetasid ja elasid. Kõige vähem tähtis inimeste rühm ühiskonnas olid orjad. Ori oli inimene, kes kuulus kellelegi teisele. Ta ei olnud oma valikutes vaba, vaid pidi oma omaniku käsu järgi tööd tegema. Orjaks võisid sattuda näiteks välismaalt toodud sõjavangid, aga ka vabad inimesed, kes sattusid võlgadesse ja pidid võlgade äramaksmiseks kellegi heaks tööd tegema. Ei pronksiajal ega ka rauaajal ei olnud eestlastel veel oma riiki, vaid oli palju erinevaid hõimusid.
Hõim on nagu väike rahvas, millel ei ole oma riiki, aga kes on omavahel sarnased keele ja kultuuri poolest. Näiteks Eestis oli saarlaste hõim ehk Saaremaa elanikud või virulaste hõim ehk Virumaa elanikud. Hõimudele vastasid enamasti maakonnad. Rauaaja lõpust on teada järgmised maakonnad: Saaremaa, mereäärne maakond ehk Läänemaa, Revala, Harjumaa, Järvamaa, Virumaa, Ugandi ja Sakala. Lisaks olid Kesk-Eestis mõned väiksemad maakonnad või kihelkonnad: Vaiga, Mõhu, Alempois, Nurmekund, Jogent-Tagana, Soopolitse. Kuna ühtset Eestit veel ei olnud, siis kui kelleltki, kes tol ajal näiteks Tartu kandis elas, oleks küsitud, et kes ta on, siis ta oleks öelnud, et ta on ugalane. Kui sa oleks talt küsinud, et aga sa oled ju eestlane, siis ta oleks öelnud, et mida? Aga et natuke lihtsam oleks, siis meie räägime neist ikka kui eestlastest, isegi kui nad ise niimoodi ei öelnud. Nii, nüüd siia vahele üks väike seletus. Sellist kaarti nimetatakse ajalookaardiks. See tähendab seda, et see kaart on joonistatud tänapäeval, aga sellel on kujutatud hoopis teistsuguseid maid ja riigipiire. Konkreetselt sellel kaardil on Eesti muistsed maakonnad ja nende piirid, nii nagu need võisid olla aasta 1200 paiku. Kui me võrdleme seda tänapäevase Eesti kaardiga, siis me näeme, et piirid ei jookse samades kohtades ning paljude maakondade nimed on täiesti võõrad. Samas rannajoon ning järved on ikka umbes samas kohas, ehk siis ajalookaardi puhul ongi tavaliselt loodusobjektid, see tähendab järved, jõed, mered, mäestikud ja nii edasi, samas kohas kui tänapäeval, aga riigipiirid ja maade nimed võivad olla väga erinevad. Nii et selleks, et ajalookaardist aru saada, peaksid sa esmalt ära tundma, millist kohta tänapäeva kaardil on kujutatud. Igal juhul selliseid kaarte näed sa ka edaspidi ajalootundides ja siin videotes väga palju. Aga teine asi on ajalooline kaart. See on kaart, mille keegi on kunagi ammu omas ajas koostanud ja mida me võime tänapäeval uurida. Muinasajast selliseid kaarte ei ole, aga siin on näiteks üks kaart 17. sajandist, mis kujutab Eestit. Tolle aja kaardikoostajatel ei olnud veel nii täpseid andmeid maailma kohta ja seetõttu polnud kaardid ka päris täpsed. Aga millest see rauaaja inimesed uskusid? Rauaaja eestlased sõltusid väga palju looduskeskkonnast nende ümber. Kui suvi oli vihmane ja külm, võis viljasaak olla kehv ning see võis tähendada, et järgmise saagini ei jätkunud piisavalt toitu ja oli täiesti reaalne oht surra nälga. Saate aru, lihtsalt loodus valmistab ühe väikse halva üllatuse, vili ei kasva ja järgmisel hetkel ongi sul juba nälg, kuskilt süüa ei saa ja siis sa suredki ära niimoodi. Seepärast uskusid muistsed eestlased, nii nagu ka paljud teised muistsed rahvad, erinevatesse loodusjõududesse, kelle tahtest ja tegutsemisest sõltus looduses toimuv. Nendele loodusjõududele üritati valmistada meelehead või pöörduti nende poole hädas umbes, et palun andke mulle hea viljasaak, ma üldse ei taha nälga surra. Või siis, et kui oli vaja merele purjetama minna, siis et palun tehke nii, et ei oleks mingit hullu tormi, ma ei taha ära uppuda. Suuremad loodusjõud olid jumalad, aga ka näiteks väiksemate asjade nagu puude, kivide, allikate kohta arvati, et neil on samamoodi hinged nagu inimestel. Samamoodi peeti tähtsaks ka esivanemate hingi. Rauaaja inimene uskus, et kuigi kauged esivanemad on ammu surnud, võivad nad ikkagi mõjutada maises elus toimuvat. Ja see tähendab näiteks seda, et kui sa oma vanaema hauale midagi head ei too, siis on pekkis. Oi, siis on suur jama. Siis vanaema tuleb ja karistab sind. Nende kõrgemate jõudude poole pöördumiseks olid erilised paigad looduses ehk hiied. Enamasti olid need metsasalud, aga võisid olla ka allikad, järved või jõed, mida rahvas eriliseks ja pühaks pidas. Ja nendesse paikadesse koguneti aeg-ajalt mõnelt üleloomulikult olendilt midagi paluma või talle tänu avaldama. Erinevalt tänapäeva pühakodadest ei olnud need ehitised, vaid just nimelt paigad looduses. Hiitesse võis viia jumalatele või hingedele ohvreid, olgu siis selleks vili või mõne looma veri või tükike hõbedat, aga sealt ei tohtinud midagi kaasa viia. Seal ei tohtinud puid lõhkuda ja seda kohta ei tohtinud üldse kuidagi kahjustada. Mõned hiied on Eestis tänapäevalgi alles ja on ka inimesi, kes järgivad meie kaugete esivanemate kombeid ja usundit, käivad hiites ja püüavad neid säilitada tulevastele põlvedele. Need inimesed nimetavad end maausulisteks, sest kõige tähtsamaks loodusjõuks peeti muistsel ajal maad. Rauaaja inimesed uskusid, et surm ei ole kõige lõpp, vaid inimene läheb lihtsalt kuhugi teisele poole järgmisse ellu. Selleks pandi surnutele kaasa erinevaid esemeid, mida inimesel võiks edaspidi vaja minna. Sõjameestele pandi kaasa mõõku, odasid ja kirveid, sepale haamer ja pihid, taluperenaisele näiteks ehted, savipott viljaga, nõel ja nuga. Rauaajal maeti inimesi peamiselt kalmetesse ehk kivist hauarajatistesse. Erinevatel aegadel oli neid erinevat tüüpi, näiteks kivikirstkalmed, tarandkalmed ja kivivarekalmed. Ühte uhket kivikirstkalmete kogumit võid tänapäevalgi näha Tallinn-Narva maantee ääres kõigest paarkümmend kilomeetrit Tallinnast ida pool Rebala külas.
Need kalmed on arheoloogid juba läbi uurinud ning nad on need kivid uuesti ladunud, nii nagu need võisid kunagi olla. Üle Eestimaa on aga paljudes paikades kalmeid, mis paistavad nagu mulla ja rohuga kaetud kivihunnikud ning millest ei pruugi isegi aru saada, et need on muistsed matusekohad. Need kalmed, millest arheoloogid on teadlikud, on muinsuskaitse all ning nende juures on tavaliselt ka mõni silt. Aga kindlasti on Eestimaa peal palju muistseid kalmeid ja muid muistiseid, mis alles ootavad üles leidmist. Nii, ja võtame kokku, mida me siis täna õppisime. Esiteks, pronksiaeg oli ajalooperiood, mil tööriistu valmistati pronksist, see kestis Eesti ajaloos 1800 enne Kristust kuni 500 enne Kristust. Teiseks, rauaaeg oli ajalooperiood, mil tööriistu valmistati rauast. See kestis Eesti ajaloos 500 enne Kristust kuni umbes aastani 1200. Kolmandaks, pronksi ja rauaajal hariti juba põldu ja kasvatati loomi. Neljandaks, rauaajal tehti enamik asju ise ning kaubandust ja käsitööd oli vähe, ehkki Eesti asus oluliste kaubateede ääres. Viiendaks, rauaajal olid tavaliseks naaberrahvaste omavahelised sõjaretked. Kuuendaks, kaitseks sõja eest varjuti linnustesse või metsadesse ja soodesse. Seitsmendaks, ühiskonnas oli 3 kihti, ülikud, vabad inimesed ja orjad. Kaheksandaks, ühtset Eesti riiki ei olnud, vaid Eesti oli jagunenud hõimudeks ja kihelkondadeks. Üheksandaks, rauaaegsed eestlased uskusid üleloomulikesse jõududesse nagu jumalad, hingestatud puud ja kivid ning ka esivanemate hinged. Üleloomulike jõudude poole pöörduti pühades kohtades, mida nimetati hiiteks. Ja see ongi kõik, aitäh vaatamast ja kohtume jälle!